Nii, täna on siis plaanis teha meil kohafilee või kohafilee tükid taignas ja fritüüris. Mitte see nii nimetatud meie pannkoogi taignas, mida me oleme kogu aeg teinud, praadinud panni peal, vaid täna paneme nad fritüüri, fritime. Ja kõigepealt, et sealt filee kätte saada, siis peame need kalad kõigepealt ära töötlema ja siis vist alustakski sellega koha fileerimisega. Nii, minu fileerimine hetkel näeb välja selline, igal ühel on oma tõde, kes kuidas teeb. Lükkan talle siit selles kohas sisse, toon siia ette välja, nii-öelda vuntsideni. Ja nüüd lükkan risti noa siit. Ja siis löön siit välja lõpuni. Nüüd võtan teise noa vähe tummisema. Kuna kohal on küllaltki tugevad luud, siis on vaja toekamat ja teravat nuga. Nii, nüüd lõikan siit nende uimede tagant lõhiku läbi siit niimoodi ja saan ühe lihakeha kätte. Keeran teistpidi, lõikan siit jälle siit uimede tagant läbi ja nüüd siis katsun siit mööda selgrood liikuda siis saba suunas. Siin on see pärak uim, et see on vähe tugev, see tuleks mööda minna, muidu jäädki sinna siksima. Nii, hops. See fileed pooled, õigemini küljed on käes. Siuksed parajad kalad selleks tegemisel on siuksed kuni 1,5 kilo. Et ei ole liiga paksud tükid, et mis läbi ei valmiks. Nii, jällegi lükkame siit pärakas sisse. Tõmbame siia esiuimedeni välja. Nüüd lükkame risti noa. Tuleme siia saba juurde välja. Siis ma võtan teise noa. Lõikan nendest tugevamatest luudest sellega ilusti läbi. Siis risti. Ja ongi meil esimene tükk käes. Nii. Et kala jääks ilus puhas, siis soovitan peale tabamist tal kohe veri välja lasta. Aga see selleks maitsevärk, kuidas keegi tahab. Mõni ütleb, et verega või selle omas mahlas on ta kõige parem. Noh, võib-olla. Igal ühel on oma tõde. Nii, ja nüüd siis siit ka mööda seda selgrood proovime talle siia välja sõita. Kuidas seda õnnestub. Nii, käes. See etapp on olemas. Nüüd siis võtame esimese külje, võtame kahvli, võtame selle peenema noa nüüd. See on paremini paindub ja paremini eemalda. Ja nüüd siis lõikame talle siit niimoodi sisse. Lõpuni need luud ei ole, siis ma olen lõikanud siia prao läbi lõike, et see alumine osa ikka meile alles jääks. Nii. Ja siit eemaldame ühe. Siin on see pärak uim veel. Selle võtame ka veel maha. Nii, seda ei ole vaja. Ja nüüd siis võtame siit fileetüki ilusti maha. Nii, hops. Kurat kolistab siin hommikul ka. Nii, ja ongi esimene filee käes. Nii, sama kordame ka sellega. Lõikame siit prao sisse, sealt lõppesid luud ära kuskilt. Nüüd lõikame siit mööda. Hops. Ja ongi käes luud. Vanasti ma lõikasin lõpuni välja, aga siis läheb päris palju, läheb kaduma. Siis mõtlesin, miks ma teen seda. Nii, ja nüüd siis samamoodi. Nuga sisse ja võtame siit filee ilusti ära. Nii, käes. Nüüd mõtle. Vanasti ma lõikasin siit maha, kus see luu nagu oli. Ja kõik see samane asi, mis ma praegu käes hoian. Igalt kalad läksid kaduma. Päris suur kadu. Nüüd hoian alles. Ilus filee. Okei, jätkame nendest teise kaladega ka veel. Nii. Võtame veel sellel viimasel poolel, võtame selle küljelt selle luu välja. Nii. Hops. Ja ongi olemas. Nüüd tõmbame veel siit
naha pealt selle filee ära. Nii. Ja ongi olemas ilus filee. Jäi kõik see ka alles, mis ma vanasti maha lõikasin luude pärast. Nüüd lihtsalt tõmbad risti või see tähendab pikku tõmbad selle triibu sisse noaga ja siis sealt lähevad luu osa lahti. Nii, ei olegi nüüd muud. Fileed on käes. Tuleb hakata tegema järgmist protsessi, milleks on siis kalad parajateks tükkideks teha. Kui on paksemad osad, siis kui väga paksud, siis võib õhemaks lõigata. Et kui panna kogus sinna fritti, et nad oleksid sellel korral, kui ühte tegemiskorda oleks kõik kalad ühe suuruse tükkidega, mitte üks tükk on suurem, teine väiksem, siis võib nii olla, et võtad kõik korraga välja, see, mis paksemad, need ei saa äkki valmis. Ja siis, kui on tükid valmis tehtud, siis nad seal vastava maitse järgi ära maitsestada. Mina olen kasutanud lihtsalt pipart, selle sidrunipipart ja soolaga. Ja ongi kõik, aga mõni võib kalamaitse ainega, ma ei tea, apelsinipipart, kes millega tahab seda kala ära ise maitsestada, enda soovide järgi võib katsetada. Aga eks siis, kui jõuab sinnamaani, siis ma räägime edasi. Mida veel? Tahaks seda Geneetiku lõikelauda kiita, no kurat, on hea tööpind. Need noad ja värgid ei lõike sisse, ei jäta mingisugust märki maha. Hea töödelda, ei libise. Siuksed tublid randid on siin laual, milleks see hea on. Siin on ka olemas kraanikausi osa, selle lauaga käib kaasas ka kraan. Ja siis see toru välja jooksmiseks, et kas paned ämbri sinna alla või isegi võib ühendada süsteemi. See vett lasta nõõsega. Mina olen seda kasutanud saunaruumis. Seal, kus see dušinurk on, siis seal töötlen kala ära ja kohe dušiga pesen laua ära, jookseb mulle sinna kanalisatsioonitrappi ja nii ongi muidugi suuremad, enne korjan ära asjandused, mis sealt tulevad. Nii et kiidan seda Geneetiku kalatöötluslauda. Meil VFIS-is on ta täitsa olemas. Ja. Nii. Kala on meil siis fileeritud, parajateks tükkideks lõigatud, mis tähendab parajateks tükkideks, seda liiga paks ei ole. Aga seda saab ka niimoodi reguleerida, et osad on nii väiksemad, et siis kui hakata seal fritüüris õlis need tegema, et siis selle korra omad oleksid enam-vähem kõik ühte mõõtu. Et siis ei ole, et osad on suuremad, osad väiksemad ja siis võtad korraga välja, siis need suuremad jäävad võib-olla vähe vajaka nii-öelda. See ongi, et lõikasin need parajateks tükkideks nii-öelda. Võib-olla oleks võinud mõne veel väiksemaks teha, aga proovime, vaatame ära. Nii, maitsestasin sidrunipipraga ja tavalise soolaga, lasin nüüd vähe seista ja siis hakkan nüüd siis tegema seda tainast, seda kuldset koorikut lõpptulemusena, mis tuleb. Ja tainas mul näeb välja järgmine. Selleks läheb mul vaja siukseid asju nagu fileed on mul siin kuskil kilo peale. Retsept, mis ma praegust tegema hakkan, on mõeldud kilo kohta ja siis oleks vaja 150 grammi nisujahu, nii. Siis läheb vaja 75 grammi maisitärklist. Siis oli vist 4 grammi küpsetuspulberit. Siis on 2 grammi soola. Söögisoodat 1 gramm. Siis 260 grammi, see on vist klaas vett, tavalist vett. Ja vaadata, et ikka oleks paras taigen, mitte liiga paks ega mitte liiga vedel. Nii, mis mul siin veel kirjas mul oli? Kirjas on veel, et siis pärast siis lisada 2 grammi äädikat, see on circa pool teelusikat. Ja siis segada ilusti kõik see värk kokku. Ennem, kui me hakkame tegema, tuleb siis need kalatükid lasta jahust läbi, nii-öelda ära kuivatada. Jahust läbi, siis läheb sellest tainast, mis me valmis teeme, ja siis uuesti jahust läbi ja siis läheb alles sinna fritüüri. Aga sinna me jõuame. Esialgu ma siis teen valmis siis selle taina. Seniks panen pausile. Nii, tainas on põhimõtteliselt valmis tehtud.
ilusti mullitab see ätikas sooda, mis siia sisse sai natuke pandud, see teebki selle, ta jääks mõnus murekrõmps, eks pärast lõpus näete lõpptulemust. Eks ma selle retsepti panen pärast sinna video alla ka või videosse isegi. Retsepti sain siis healt semult Oliverilt, kes omakorda sai selle kuskilt internetiavarustust. Ja nii ta ongi, ühe korra kunagi proovisin, oi kurat, juurde soovisin, nüüd ma teengi. Nii kaua las see taimas veel natukene siin tõmbab, mängib. Nüüd siis, nagu ma ütlesin, et kalatükid, mis said eelnevad siin ära maitsestatud sidruni, pipra ja soolaga, nüüd siis paneme esimese kihi jahust läbi. Tõmbab vähe kuivaks ja siis ta nii-öelda valmistame ta ette enne, kui me ta hakkame tainasse panema ja uuesti jahusse, eks ma näitan seda veel. Nii ongi. Natukene siit ümberringi ära ja kandiku peale. Võtame järgmise. Hops, midagi keerulist ei ole. Nii-öelda kuivab vähe ära ka, üleliigne niiskus vesi ära. Nii. Siin saab juba isegi järjestada, mis on suuremad, mis on väiksemad, et saab juba isegi kandiku peale panna ühesuurused tükid, et pärast oleks töö tegemiseks läheb, et ei oleks aega seal otsida, milline suurem, milline väiksem on. Nii. Niimoodi ma teengi nad ära. Nii, alustame siis selle friitimisprotsessiga. Ehk siis tulebki see kohakala kuldse krõbeda koorikuga, et kala taignas nii öelda. Taina tegime valmis, retsepti ma teile sinna panin, rääkisin, mis ma selle retsepti sisse, taina sisse panin. Ilusti siin mullitab, nii peaks tulema äge küll. Võtame siis juba need tükid, mis olid eelnevad mul siis juba jahusest ühe korra läbi käinud. Paneme ta siia taignasse, kastame. Nii, siit ka üleliigse koputame siit ära. Las jookseb vähe ära. Nüüd paneme siia kaussi. Nii. Paneme talliku peale, jahuga ümber ja valmis. Võtame järgmise. Nii. Aha. Fritüür andis märku, et temperatuur on 190 kraadi saavutanud. Kindlasti peate jälgima vahepeal, kui olete mõne portsu ära, enne kui järgmist panete, kas või mõõdate mõõturiga õlitemperatuuri. Ta võiks ikka seal 180 pluss olla, muidu jääb vinduma ja ei tule see õige. Kekats jääb, proovisin, tean, räägin omast kogemustest. Nii, hops. Ja niimoodi. Teete ühe portsu valmis. Nii palju, kui sinna see ports läheb, ma ei tea, 4-5 tükki, oleneb tükkide suurusest. Et teete 4-5 tükki valmis, portsu jagu ja siis lähevad sisse, siis varsti näitan edasi. Nii, esimese portsu tükid on valmis, avame selle tüürikaane, võtame siis need esimesed tükid ja asetame siia tüüri, ops, üle ärge pingutage kogusega, sest ta ju selle temperatuuri selle jagab kõikide nende kehade peale ja siis ta jääb lahjaks see kuumus ja siis ta ei tee valmis. Mina sükene 5-6 tükki olen teinud parajalt. Ja nii ongi. Ajalises mõttes kuskil sükke 190 kraadi oleks sükene 5 minutit. No pluss minust peab sükene kuldne jääma, mitte kuldpruun, vaid kuldne pruuniks juba läheb, siis ta ei ole juba ja nii. Ja nüüd las ta siis siin mängib oma mängu, ehk siis solaariumis. Ja nüüd nii kaua, kui see kala siin nüüd mul viis, nii aeg läks jooksma, okei. Mängib, siis ma saan nii kaua järgmised tükid siis sellest tainast läbi, jahust läbi ja valmis teha järgmise oma, et ei läheks kiireks. Ja siis pärast kui valmis on, siis tõstab ülesse, paneb nad nõrduma, hetkel nad on juba siuksed minuti jooksul. Nii, las töötavad. Nii, vaatame, mis siin nüüd on. Aeg hakkab sinnamaani jõudma, 1 minut oleks veel välja järgi. Aha. Kurat, ilusad. No laseme pool minutit veel. Siis nõrdume ära nad. Nii,
ma olen nüüd selle aja jooksul siia juba paar portsu või isegi 3 portsu juba valmis teinud. Taignast, jahust ja sinna valmis. Nii, temperatuuri olen seal kuskil 190 peal, hoidnud 180, 190. Ja siis nii ongi, nii, jah, ma arvan, et aitab. Väga nagu ma ütlesin, pruuniks ei taha. Nii, tõstame nad ülesse. Nii, las nad nüüd nõrutavad ära ennast. Oi kuramus. Ja millised aroomid. Muidugi soovitan võimalusel väljas aias teha, kui on see toas ikkagi, kui teil õiget tõmmet ei ole, nagu meil, siis kurat terve majapidamine on pärast seda köögilõhna täis ja naised mul väga õnnelikud ei ole, et ma seda kodus teen. Teine kala või toode, mida ma kodus kindlasti ei tohi enam kunagi teha, on tindikala praahimine. Siis on ühesõnaga kogu köögi ja seal läheduses olevate rakende, karnjate mahavõtmine, pesu ja kõik muud asjad. Et tinti ma praen tavaliselt, teda püütakse talvel, praen teda garaažis, sest toas on jah, tõmmet ei ole, siis ta, no ühesõnaga korralik vingaal tuleb sinna ülesse. Nii, see selleks nõrutatud. Nüüd korjame nad ilusti, simpsud on, oi kui krõmpsud on. Te ei kujuta ette, poisid tüdrukud, mida siit valmima hakkab. Nii. Võtame nüüd siit tükid ka siia ära. Nii, panen korraks kinni, las ta nüüd saavutab jälle oma selle temperatuuri. Ja siis on, noh, kurat, ma vist ei jõua ära kannatada, et pärast oleks teile näitada, ma vist võtan kohe siit esimese tüki. Vaatan, proovin. Oi, no ta peab natukene jahtumast, läheb täitsa krõmpsuks, et kohe häälega ta avaneb. Ja vaadake, ja mis siia nüüd kõrvale kõlvab, mingi tipikaste, mis on tipikaste, hapukoorega mingi sinna juurde panna näiteks pigistatud küüslauk või siis hapukoore majoneesi või majoneesi ja mädarõikaga juurde panna ja mingit seal siis lõigata rohelist, maitse rohelist. Ühesõnaga, neid maitseid ja neid variante on igasugust, mida sinna kõrvale panna. Nii, proovin ära ka. Vana kurat. No vana kurat. Käed on mul muidugi mõnusalt nagu pagaril jahuga koos, aga noh, nii see on. Nii, ega siis midagi, jätkame järgmise vaatusega ja siis kui kõik olen ära teinud, eks siis lähme korraks grande finaale juurde, siis saan öelda, kuidas ja mida. Nii, kaua oodatud grande finaale on käes, koha taignas on valmis. Selle fritimiseks siin on mul nüüd kilo 200 puhast fileed, kohafileed. No võib üks puha, mis valges kalas ka teha, et see ei pea just kohafilee või vaugifilee või kes kuidas mida arvab. Ja seesama taina retsept, mis ma nüüd tegin, siis sellega mängis ilusti kilo 200 fileed välja. Nii, tegin nii kaua, kui ta siin jahtus, koristasin, tegin valmis ka kasme kõrvale. Seekord tegin siis, kui eelmivalt ma proovisin hapukoore ja pressisin sisse küüslauku, siis nüüd panin majoneesi korralikult, hapukoort panin ja panin krehtiseks, et ta oleks, panin küüslaugu asemel mädarõigast, proovisin. Oi kuramus, mamma mia, nagu nad ütlevad. Aga proovime ära. Nii, ops, võtame kala, kuulake. Ei ole ilusti mikrofoni juures ja oi, kuidas krõpsub. Nii, proovime. Nii ei ole ilus, aga noh, kui on hea, siis peab väljendama ennast. Vana. Tomat ka. Mul ei ole sõnu. See koorik. Kuidas see krõmpsub. Oi. Vägev. Soovitan. Ja nii on. Ühesõnaga siukene see oli. Kööginurk või kuidas me seda hakkame nimetama. Seekord. Jätku leiba.